Mina olen Silja. Igapäevaselt ma töötan õpetajana koolis Tartu Kutsehariduskeskuses ja annan õpilastele geograafiat, bioloogiat, ökoloogiat. Ma olin vabatahtlik Aafrika riigis Ghanas. Minu põhiline tegevus alguses oli õpetamine ja läksin sinna nii õpilastele teadmisi edastama kui ka siis õpetajatele. Aga hiljem lisandus veel igasuguseid IT-keskuse rajamine, siis korviäri, šeavõiäri edendamine ja nipet-näpet. Mina olin vabatahtlik Ugandas. Minu projekt oli algselt mõeldud Põhja-Ugandas, 2 väikses külas, Pakwachis ja Ruas, kus ma pidin olema siis terve aasta ja töötama erinevate naistegruppidega, kellel oli abi vaja, et müüa ja siis arendada nende käsitööobjekte. Kõik nad midagi tegid, et neil olid mingid oskused olemas, aga neid esemeid müüa oli seal kohalikus külas eriti just väga keeruline. Sellepärast, et ka Aafrikas tuleb väga palju Hiina asju peale. Nad on ära võtnud selle koha, mida varem käsitöölised täitsid. Ja nad olid väga lihtsad inimesed, eriti see grupp, kes tegi õlisid. Nad olid kohalikud naised, neil ei olnud väga haridust. Nad elasid kõik ühes kogukonnas, see oli väga vanu naisi, see olid noori naisi. Kuidas need koos olid, et see oli hästi ilus vaadata. Eelkõige need metoodikad, mida ma õpetama hakkasin, pidin ma enne ise selgeks õppima, sest meil siin koolides on olemas ju kõik projektorid, vahendid, seal on kriit, tahvel. Õpetaja kirjutab tahvlile materjali üles ja õpilased siis kirjutavad selle ümber. See on päris rutiinne tegevus ja väsitav. Siis ma tuhnisin ringi ja mõtlesin välja igasuguseid asju ja küsisin sõprade käest, et mis oleks ägedad ideed. Tegime igast plastikust kotikesi ja tutikesi ja ristsõnade lahendamisest näiteks nad ei olnud üldse midagi kuulnud. Mis mulle väga meeldis seal ka, et seal õpilane tahab õppida ise. Üks näide on see, et IT-õpetaja tegi ettepaneku, et teeks laupäeval ühe IT ekstra tunni, et kas tahab, tuleb, kas ei taha, ei tule. Tulid kõik kohale. Kuigi seal ei ole mingid arvutid, sel hetkel ei olnud, vaid oli mingisugune hiir lihtsalt rippus. Ja see IT ja õpe käis niimoodi, et kirjutati ikkagi tahvlile. Vaatamata sellele nad tulid ja tegid kaasa. Oma peas ma mõtlesin, et muidugi ma lähen sinna kohale, et hakkame kohe tegema asju. Muidugi nad tahavad teha ka uusi asju, minna hästi sellega kaasa, mida mina mõtlen. Reaalsus ei olnud muidugi see. Ja sellega oli üsna raske leppida tegelikult mingil hetkel, et asjad lihtsalt ei edene nii kiiresti. Ma arvan, et nendelt inimestelt konkreetselt. Ma õppisin kindlasti töörõõmu ja seda, et töö ei jookse eest ära. Et inimesed su ümber on lõpuks palju olulisemad kui see töö, mida sa teed. Eriti külakogukonnas, kus on väga ebaviisakas, kui sa möödud kellestki, keda sa tunned ja sa ütled lihtsalt tere. Sa oled kohustatud ka natuke juttu vestma. Et lihtsalt hoida seda sidet inimestega. Ja see on väga oluline, et kui ma Eestisse tulin, siis isegi ma tunnen, et ma natukene solvusin mõningate inimeste peale, kes, kuigi nad ei olnud näinud mind aasta aega, siis nad ütlesid tere, paar sõna ja jooksid tööle. Ja siis niimoodi järjest see ristsõna hakkab kujunema. Ghana kogemusest ma olen üle võtnud selle, et ei pea kogu aeg istuma arvutiklassis ja tegema siis mingit esitlusi kuskil PowerPointiga, et saab kasutada samu metoodikaid, et võtadki selle pliiatsi ja paberi või siis lähed mängid või lähed õue ja teed midagi loomingulist või lased õpilastel midagi välja mõelda. Ka visuaalselt on vabatahtliku töö mulle inspireeriv. Võib-olla Euroopas me tahame, et kõik oleks hästi korrektselt vormistatud ja kõik oleks sümmeetriline, aga isegi kui nemad teevad sümmeetrilist mustrit, siis kui seal kuskil tuleb mingi asümmeetria sisse, siis see ei ole üldse mingi häda. Et see on elu. Sul on mingi plaan, sa üritad midagi teha ühtemoodi, aga asjad lähevad nii, nagu nad lähevad. Et selles on mingi selline võlu, et need esemed mõnes mõttes tunduvad isegi rohkem elus. Isikliku arengu seisukohalt oli minu jaoks hästi suur asi see, et ma läksin keskkonda, kus ma olen ainuke valge. Et hakkama saada selle tähelepanuga oli väga keeruline. Ma sain seal väga häid sõpru. Samas oli mul ka väga eksootilisi kogemusi, kus ma ei suutnud inimestelt üldse aru saada, miks nad niimoodi käituvad.
ja võib-olla ka seda, et mitte otsustada inimeste kohta nagu liiga kergesti. Näiteks need inimesed, kes seal elavad, on nii imetlusväärsed, neil on omane tantsimine juba loomuses, laulmine samamoodi ja mulle üllatuseks oli see, et inimene, keda ma pole kunagi varem laulmas kuulnud, kirjutas mulle pühendusega laulu, mida ma kuulan ikka päris tihti. Minu soov on minna veel vabatahtlikuks, edasi ka, mitte ainult see 1 aasta, vaid et ma kindlasti tahaks kuskile mujale võib-olla riiki visika sinna samma. Sa arendad ennast läbi selle, tuled tagasi nende teadmiste pagasiga, annad oma teadmisi või siis motiveeritust edasi kas või õpilastele või kolleegidele või kellelegi, et see on niisugune väiksel minitasandil võib-olla maailma parandamine. Ma ütleks igatahes mine kohe. Võimalikult kiiresti. Et ma ei tea, nagu üleüldise maailmapildi seisukohalt see on ikka, see on nagu tohutult avardav. Lihtsalt, muidu lihtsalt ei kujuta ette. Ei kujuta ette. Estonia demo, Silja sing soma, tie pan soma, sing soma.